Tervist! Fookuses saade taas eetris, mina olen Markus Järvi ja teise pool stuudiolauda on Varro Vooglaid. Tere Varro! Tere Markus, tere vaatajad! Täna räägime kahest teemast. Esimene on geopoliitiline, nimelt Iraani sündmused ja sellega kaasnevad mitmed nii-öelda mõjud ka siia Euroopasse ja igale poole mujale. Ning siis sinu ettepanek sellest, et panna avalikustama inimeste seosed, ehk siis eelkõige inimesed, kes töötavad avalikus sektoris, olgu valitsuses, olgu Riigikogus, olgu ametnikena, olgu kohtunikena, et avalikustaks kõik nende nii-öelda organisatoorsed seosed, kaasa arvatud näiteks seda, kes kuuluvad vabamüürlaste hulka, kes mitte. Et me oleme omavahel sellest teemast ju rääkinud aastaid siin ja arutanud seda teemat ja tegelikult see on suurepärane, et see on nüüd jõudnud nagu Riigikokku selliseks ettepanekuks sinule. Aga need kaks teemat täna võtame siin käsitluse alla. No, alustame Iraanist, et me eelmine saade selline, meil oli vahepeal üks erifookuses saade siin, rääkisime rahvastikuprobleemist, aga eelmises saates rääkisime ka Iraanist ja nüüd siis natukene jätkame selle teema, sellepärast et nädal aega on juba kulgenud ja mingisugused sündmused on loomulikult aset leidnud, mida toonas ei olnud aset leidnud. Aga üheks nagu peamiseks nii-öelda fokaalpunktiks võib nimetada kahtlemata Hormuzi väina probleemi. Nimelt Trump, kes on vist iga päev vähemalt 5 korda kuulutanud, et see sõda on juba võidetud ja kõik on täiesti suurepärases korras, Iraan on alistatud ja mingit probleemi ei ole, siis Hormuzi väin on endiselt Iraani kontrolli all. Ja sealt saavad läbi ainult need laevad, mida Iraan lubab. Trump on rääkinud avalikult sellest, kuidas NATO, teised riigid, peaks tulema siis nüüd Hormuzi väina kaitsma. Ja Euroopast on kostunud selle peale põhimõtteliselt täielik vaikus, oleme nüüd ausad, ja isegi meie enda akadeemik Tsahkna kommenteeris seda hiljuti, et me ei teadnud mitte midagi USA rünnakust. Ja sestap me peaksime praegu nagu kuidagi vaatama, et mis sellest siis nüüd üldse saab. Ja muidugi Eestis puuduvad igasugused võimekused, et Hormuzi väinas ühtegi tankrit kaitsta. Kuule, aga ma lihtsalt segan sulle vahele, sellepärast, et ma samal ajal, kui sa rääkisid, tegin ERR-i portaali lahti ja olin sunnitud tunnistama, et sinu informatsioon on vananenud. Tee ERR-i portaal lahti, vaata, mis sulle sealt vastu vaatab. No, mis me siis Toimetame niimoodi reaalajas praegu. Infovoog täieneb väga kiiresti. No näed. Assoo, näed, juba ongi. Kas sa näed? See tuli nüüd siis põhimõtteliselt, ma ei tea, minut tagasi, sest nagu minut tagasi enne saadet, vahetult enne oma juttu ma veel vaatasin ja seda uudist veel polnud tulnud. Aga tõesti, näed, vaata. Eesti on valmis arutama vägede saatmist Hormuzi väina, ehk siis Eesti hakkab põhimõtteliselt USA tankereid kaitsma seal. No nii, palju õnne. Palju õnne. Leksika on ka muidugi tähelepanuväärne. Eesti on valmis arutama vägede saatmist, et me väga hästi teame, kuidas need asjad tegelikult käivad. Me ei aruta siin mitte midagi. Kui sulle öeldakse, et sa saadad ja annad oma panuse, mis sisuliselt muidugi ei anna mingisugust reaalselt abi selle olukorra lahendamiseks, kuna meil ei ole mingist märkimisväärset panust anda, aga mis legitimeerib meie operatsiooni, siis sa lihtsalt saadad selle. Vastasel juhul, nagu Trump ütles, lihtsalt andis mõista vähemalt. Ei ole Euroopa NATO liikmesriikidel põhjust edaspidi Ameerika Ühendriikide toetusele loota. Nii et või tahasin ebatsensuurseid väljendid kasutada, aga põhimõtteliselt ma kujutan ette, mis see vastus selleks, et sina, klutt, kuula nüüd hoolega, mis ma sulle ütlen, et me ei aruta sinuga siin mitte midagi. Kolmapäeval kell 10 oled platsis ja nagu 5 kopikat ja rivistuses, eks ole. Nii et jah, ei ole mõtet siin mingisugused nägusid teha, et me siin käitume iseseisva riigina ja nagu võrdsetega hakkame midagi arutama. Mina ootan pigem huviga seda, millal tullakse eelnõuga Riigikogu ette ja palutakse mandaati Eesti mereväe üksuse lähetamiseks Hormuzi väina. Kusjuures jah, ega tegelikult ei ole välistatud, nad kasutavad seda blankoveksli eelnõud, mis on novembris või detsembris vastu võetud. See oli mingi kuni 100 kaitseväelase saadetamine NATO või NATO liikmesriigi juhitavale välismissioonile, eks.
nii et põhimõtteliselt, kui see meie panus, mille nad saadavad, koosneb kuni 100 kaitseväelasest, mereväelasest või kelleski teisest, siis neil on tegelikult selleks juba mandaat olemas. Ma tahtsingi tegelikult vahele panna seda, et mina ootan seda hetke, kui Eesti kaitseväelased on juba seal Hormuzi väinas, ilma et teilt seal Riigikogus oleks poolt sõnagi nõusolekuks küsitud. Täpselt samamoodi nii nagu USA kongressilt ei küsitud poolt sõnagi nõusolekuks selleks, et seda nii-öelda operatsiooni või seda rünnakut, sõda Iraani vastu algatada. Jah, kui ma õigesti mäletan seda eelnõud, siis seal oli sedasi, et riigikaitsekomisjonilt peab küsima arvamust just selleks saatmiseks. Nii et kui nüüd sellest Riigikogu otsusest lähtuda, nii palju kui mina seda mäletan, siis vähemalt nii-öelda informeerima peaks riigikaitsekomisjoni. Iseasi, kas seda ka tehakse, alati võib öelda, et erakorralised asjaolud ja bla bla bla. Aga jah, ei, minul ei ole olnud vähimatki kahtlust, et kui koera vile käib, siis koer jookseb. Ega siin niimoodi on ju aastakümneid Eesti välispoliitikas asjad käinud ja mis asja oli meil minna meie kaitseväega Iraaki või Afganistani, et kuidas see meiega puutumust omas. Ja omanudki. Aga eks kaitseväel üksused ka kõigi konservatiivide häälekal toetusel saadeti sinna sellepärast, et näidata vasallina isandale truudust ja selle kaudu loota, et niimoodi pälvitakse ka isandapoolne kaitse, kui meil peaks seda kunagi vaja minema. Väga lihtne. Niimoodi on Eesti välispoliitikat mitukümmend aastat aetud ja pole mingisugust põhjust arvata, et seda edaspidigi kuidagi teistmoodi aetaks, seda enam, et parteideülene ülene konsensus on ju niisuguse välispoliitika jätkamiseks. Et nimeta mul üks erakond, mis seda ei pooldaks. Ja, absoluutselt nii ongi. Et isegi selline konsensus tegelikult on vaated peaaegu olemas, et kui vaadata siin akadeemik Tsahkna nägu, siis tema on põhimõtteliselt viimase aja sellise idee, mis on küll konservatiividega seondunud, juba ammu varem välja käinud põhimõtteliselt, et USA on huvitatud eelkõige meie maavaradest ja me peaksime hakkama tegelema sellega, et ennast USA-le kuidagi oma maavaradega, eelkõige muldmetallide ja fosforiidiga huvitavaks teha, et siis saab ka me ilmselt saame siis ka kaitstud või siis oleme siis täpsed, USA kaitseb oma infrastruktuuri Virumaal, millega ta meie maavarad välja kaevandab siit. Et selline kalkulatsioon ja selle esimesena tõi ju Eesti poliitika taevasse ei keegi muu kui Margus Tsahkna ja kui nüüd rääkida sellest, et selline idee käidi välja põhimõtteliselt vähemalt aastapäevad enne, kui Martin Helme sellega vähemalt ERR-is välja tuli, siis on ilmselt arvata, et see idee ei tule kuskilt nagu Margus Tsahkna enda ajukurdude vahelt, vaid see on juba olnud nii-öelda kuluaarides pikalt, laialt arutlusel, et see võiks olla üks selline peamine nii-öelda lant või peamine sööt siis USA-le, et millega USA-d mõjutada meid siin 200 kilomeetrit Peterburist meid kaitsma kuidagi moodi. Nii et see on ka üks selline asi, mida tasub Margus Tsahknaga seoses meeles pidada. No jaa, aga tähelepanuväärne on ikkagi see, et ega nendes küsimustes mingisuguse parteilisi erimeelsusi ei ole. Ei, muidugi ei ole. Et ühest Riigikogu saali servast teise servani näita mulle, kes siis lõpuks ütleks, et ei, me ei ole nõus sellega, et ameeriklaste korporatsioonid hakkavad meil fosforiiti ja haruldasi muldmetalle siin kaevandama. Aga mina praegu vaatan Riigikogu fraktsiooni ja ütlen, et ei olegi mitte kedagi. No ei olegi. Nii et ma alati mõtlen seda, et kui räägitakse mingist ühisparteist, et siis see, mis ühisparteina kvalifitseerub, sõltub vaatenurgast või siis ütleme nii, pilgu sügavusest. Eks? Sõltub sellest, mitmest kihist sa läbi lähed, kuni sa jõuad tegelikult mingi ühisosani. Ja siin me näeme seda ühisosa, et mind väga huvitaks, kui tegelikult valitsus tuleks ikkagi parlamendi ette eelnõuga, Riigikogu otsuse eelnõuga saata nüüd Hormuzi väina, eks Eesti mereväe üksus, siis väga huvitav oleks seda hääletustulemust vaadata. Mina küll selle poolt ei hääleta. Miks ma peaksin? Ma ei saagi hääletada, kuule, läheme osalema agressioonisõtta. Mismoodi need asjad siis niimoodi käivad, eks ole, et see on ilmselgelt agressioonisõda, see on ilmselgelt rahvusvahelise õigusega jämedalt vastuolus ja meie peame seisma selle eest, et rahvusvahelistes suhetes säiliks ausus rahvusvahelise õiguse vastu, sest see on ka meie kui väikeriigi jaoks eksistentsiaalselt oluline. Iseenesest on muidugi tähelepanuväärne, et siiamaani
siiamaani. Me eelmisel nädalal rääkisime sellest, aga nädal on mööda läinud ja endiselt mina ei ole näinud, et avalikus arutelus ükski arvamusliider oleks suutnud välja öelda, et tegemist on agressioonisõjaga. Ma vaatasin seda väikest intervjuud, mis Martiniga tehti seal ERR-is, siis intervjueeri ütles ka, et Varro Vooglaid on nimetanud seda lausa agressioonisõjaks, eks. No aga milleks me seda nimetama pean siis? On ju agressioonisõda? No elementaarne. Selles mõttes on see enesekaitse sõda või? Ei ole ju. Ühtegi fakti ei ole, millest nähtuks, et Iraan oleks rünnanud Ameerika Ühendriike või Iisraeli või et oleks olnud vahetu kavatsus rünnata neid. Mitte midagi ei ole sellist. Ja vastupidi, tegelikult Bahraini välisminister on kinnitanud, et me oleme mõlemad selle vist oma enda kommentaarides ette mänginud, eks ju, et on kinnitanud seda, et Iraan oli põhimõtteliselt igasuguse rikastatud uraani varudest täiesti loobumas ja oli valmis põhimõtteliselt kõigest loobuma. Olukorras, kus tal tegelikult tuumapommi polnudki. Ja kui nüüd olla nagu täpne, siis Trump teatas juba 12-päevase sõja järgi juunis, et kogu Iraani tuumaprogramm on hävitatud. Mission completed. Obliterated. Ja, obliterated. Missioon on täidetud. Kõik on tehtud. Mitte midagi ei ole enam hävitada. Nii. Ja siis pool aastat hiljem tuleb välja sellega, et meil on tegelikult ikkagi vaja hävitada ära. See on vale otsa. Rahvusvahelise õiguse kohaselt, kes vähekenegi midagi teavad sellest, võib sõjalist jõudu kasutada kahel alusel. Üks on ÜRO julgeoleku mandaat ja teine on siis enesekaitseks. Kumbagi ei ole. Ja vaidlust ei ole mitte kummagi üle. Ei ole vaidlust selle üle, et ÜRO julgeoleku mandaati ei ole ja ei ole vaidlust ka selle üle, et enesekaitse situatsiooni ei ole, sellepärast et Ameerika Ühendriikide valitsus ise, nii presidendi, nii välisministri kui ka parlamendi spiikri isikus on ju esitanud ühte ja sama selgitust. Keegi neist ei ole öelnud, et Iraan kavatses rünnata Iisraeli või Ameerika Ühendriike. Kõik on nad selgitanud just ühes suust, ühed samad jutupunktid, et Ameerika Ühendriigid liitusid Iisraeliga Iraani vastastes rünnakutes sellepärast, et nad teadsid, et Iisrael ründab Iraani nii või teisiti ja kui see juhtub, siis on oodata vasturünnakuid Iraani poolt nii Iisraeli kui USA poolt, sest nad on ühiselt seda operatsiooni ellu viimas. Aga seda, et oleks olnud olukord, kus Iraan oleks ise esimesena rünnatud, nad ei väidagi. Nii et siin ei ole, mingisugust vaidlust ei ole selles küsimuses. Mis tõttu on, imeks pandav, et Eesti avalikus arutelus siiamaani ma ei ole näinud ühtegi inimest, kes tuleks ja ütleks, kuulge, see oli tõesti agressioon. Ja see on agressioon. Ja näete nüüd, milline on meie tegelik selline moraalne vale, et täiesti teadmises tegemist on agressioonisõjaga. Meie välisminister teatab avalikult, et Eesti on valmis arutama vägede saatmist Hormuzi väina. Ja nüüd mõtled, kuidas kritiseeritakse näiteks, ma ei tea, Põhja-Koread, et kujutage ette, ikka osalevad, Venemaa agressioonis Ukraina vastu. Aga mille poolest me erinemis? Mille poolest erine? Erinevatel väikesematel riikidel on erinevad lisandad, aga vasallid või orjad oleme ühte moodi ja täidame korraldusi vastavalt sellele, kuidas neid antakse, ühises püüdluses näidata ennast isandale meelepärasena. Ongi kõik, ega mitte midagi ei ole siin rohkem rääkida. Sa viitasid siin rahvusvahelise õigusele, aga tegelikult mitmed kommentaatorid on öelnud, et maksma on pandud põhimõtteliselt Antiik-Kreeka ajaloolase Tugudidese maksiim, mis ütleb seda, et tugevad teevad seda, mida nad tahavad ja nõrgad kannatavad seda, mida nad peavad. Et see on tegelikult ilmselt Eesti poliitikas nüüd täpselt samamoodi. Ma küll ei näe, kuidas selline Tugudidese, kuidas öelda, maksiimi järgne maailm oleks Eesti huvides. Seda ma ei suuda küll näha, et ma näen küll seda, kuidas see on suurte huvides, nagu ka Venemaa, Hiina ja USA, aga kuidas see sellise väikese pisikese nii-öelda Chihuahua koerakese huvides on. Seda ma ei oska nagu eriti näha, sellepärast et põhimõtteliselt selline riik nagu Eesti võidakse üle võtta väga kiiresti samade maksiimide tulemusel ka Venemaa poolt ja vähe sellest. Ka Venemaale maha müüa väikese pisikese sellise nagu etturina lihtsalt. Et see on see olukord.
no ega see ilmselgelt ei olegi Eestile kasulik, vastupidist narratiivi aetakse lihtsalt sellepärast, et see aitab õigustada Ameerika ja Iisraeli agressioonisõda, et ega siin minu meelest midagi muud ei olegi. Loomulikult on see Eestile kahjulik, kui kaob ära austus elementaarset rahvusvaheliste suhete aluseks olevate põhimõtete vastu, muuhulgas selle põhimõtte vastu, et suurriigid ei või oma poliitilisi ambitsioone ellu viia, teostada relvastatud jõudu kasutades. See on ju ilmselge, et Eestile tähendab sellise uue maailmakorra sisseseadmine, kui see peaks õnnestuma hävingut varem või hiljem. Siin ei ole nagu millestki rääkida. Aga iseenesest on ikkagi hästi kõnekas, kui vaatad, mismoodi neid seisukohti väljendatakse. Ma siin mul siin korraks jäi pilk pidama sellel sissejuhataval lõigulgi, eks, et seda me juba tsiteerisime, et Eesti on valmis USA-ga arutama oma vägede saatmist Hormuzi väina, aga selle järgnev lause on ka väga selline tähelepanuväärne. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas, et Lähis-Idas toimuv on seotud ka Ukraina sõjaga ning on oluline veenda liitlasi Ühendriikidel appi minema. Alustaks sellest, et kas Ühendriikidel on abi vaja ühtäkki või? Nagu sa eelnevalt ütlesid, minu meelest on meile kinnitatud juba siin sadu kordi, et see sõda on juba võidetud ja Iraan oli ikka üllatavalt nõrk ja ei saanud ikka üldse vastu ja käkitegu ja lühike operatsioon siin päevadega või nädalatega, lõpetame selle asja siin ära. Ja nüüd on ühtäkki vaja hakata veenma liitlasi Ühendriikidel appi minema. Ja muidugi Eesti on see kõige tublimaks, hakkame, kui siin Saksamaa ja Ühendkuningriik ja Hispaania on teatanud, et võõras sõda, meie ei kavatseme vägesid sinna saata, siis nüüd väike Eesti üritab sinna kõige püüdlikum olla ja läheb nüüd ka sinna kusagile Euroopa koridoridesse, hakkab veenma liitlasi, kulge, et me peame ikka ühiselt tublid olema ja me peame kõik appi minema, näitama oma püüdlikkust. Aga huvitav, Iraagi sõjas nagu käisime abis juba ja Afganistani sõjas käisime abis ja sellega me nagu eeldasime, et oleme välja teeninud nüüd siis sellise vastuteene, et seistaksegi meie julgeoleku eest, aga tuleb välja, et ükskõik kui palju sa panustad, ikka nõutakse veel ja veel ja veel ja veel ja uuesti agressioonisõdadesse appi minekut ja nendesse panustamist enne kõike läbi nende legitimeerimise. Ja ma olen 100% kindel, et kui siis sul lõpuks endal on mingisugust abi vaja, siis seda lihtsalt ei tule. Ja see ongi see mäng, mida meil siin mängitakse aastakümneid juba, viies ellu võõraid huve ja tegelikult viies ellu programmi, mis lõpeb meie rahvale ja riigile katastroofiga, varem või hiljem. Seda ei ole raske ette näha ja lihtsalt on kurb vaadata, kuidas sellesse panustatakse üle välja. Ja, et see agressioonisõda, see agressioon, mille USA koos Iisraeliga algatas Iraani vastu, see on huvitav selles mõttes, et tõepoolest tasub ikka jälle nagu meenutada seda, et see sõda kuulutati põhimõtteliselt võidetuks juba nädal aega tagasi enam-vähem. Tegelikult põhimõtteliselt valitud tunnid peale seda rünnakut. Nii Hegseth kui ka Trump ütlesid põhimõtteliselt, see on juba põhimõtteliselt kotis see asi, et siin pole mitte mingit küsimust. Ja see retoorika on saatnud nüüd nagu teist nädalat järgemööda kogu aeg. Sükne, ma ütlen ausalt, piinlikult lapsik suurustav retoorika siin. Ja, absoluutselt. Ja segane Trumpi puhul, et ma ei viitsi kõiki neid videoid siia praegu panna. Oota, sa ei ole sellest aru saanud, see on Trumpi strateegiline plaan, et iga päev räägib erinevat juttu. See on 5G. Täna väidab midagi, homme väidab vastupidist, ülehomme väidab nendele mõlemale vastupidist, niimoodi, see ongi selline hoida oponente kogu aeg nagu see on 5G või 5D, me ei tea veel, mis ta on, kas 5G või 5D, aga igatahes see on nüüd see asi, millega see on huvitav, et kui Kaja Kallas või Kristen Michal niimoodi räägiks või Margus Tsahkna, siis ta on loll, eks ole, ja tal puudub visioon ja puudub plaan, aga kui Trump räägib niimoodi, siis see on selline eriti kaval taktika. On. Keegi isegi naljatas seda, et see on vana selline, et Sun Tsun oli debiilikust kaksikvend, kellel oli ka oma sõjadoktriin. Tema üks maksiim oli see, et kõige parem viis hoida vaenlast teadmatusest sinu plaanidest on see, et sul ei olegi mingit plaani. Sest kui see plaan ei ole, siis ta ei saa seda teada, mis see plaan on. Et selline. See memo on läbi käinud siin. läbi käinud, aga tõepoolest ja kui nüüd vaadata seda, mida Marko Mihkelson ütleb, et Lähis-Idas toimuv on seotud ka Ukraina sõjaga ning on oluline veenda liitlasi Ühendriikidele appi minema, siis tegelikult võib ütelda nagu südamerahus, et nii-öelda Trumpi välispoliitika pooldajad, kaasa arvatud ka konservatiivide seast Eestis, on leidnud endale täiesti uskumatult huvitavad liitlased juba esimesest päevast peale, kui see rünnak
algatati Iraani vastu. Ja seda nii Margus Tsahkna kui ka Marko Mihkelsoni etenduses on siis nüüd selline Trumpi pooldav ja neokonliku positsioonile üle läinud selline trumpism, mida võiks teatud mõttes võrrelda kultusega mingil tasandil, on leidnud nüüd Eesti sellise süvariigi talade seas endale väga head liitlased. Marko Mihkelson on üks nendest praegu ja akadeemik Tsahkna on teine. Palju õnne! No jah. Ega see peaks panema inimesi tõsiselt mõtlema, et kui ühel hetkel sa näed, et kogu parteiline diapasoon, mis Riigikogus esindatud on ühel positsioonil, kas siis äkki ei ole midagi valesti? Eks, et kui kõigis teistes küsimustes ütleme, et Reformierakond ja Eesti 200 teevad hävitavat Eestile kahjulikku, ajavad Eestit hävitavat Eestile kahjulikku poliitikat. Ja nüüd ühtäkki sellises väga tõsises välispoliitilises küsimuses näed, kuidas konservatiivid on ühes paadis Marko Mihkelsoni ja Margus Tsahknaga. Sama agenda, sama positsioon, sisuliselt on variatsioonid teemal nii-öelda, et üks väljendab ennast ühtemoodi, teine väljendab ennast teistmoodi, üks toob teatud rõhuasetused, teine toob teised rõhuasetused, aga baaspositsioon on sama. Et Eesti peab toetama Ameerika Ühendriike Iraani vastases agressioonisõjas. Nii nad muidugi ei väljendu, aga sisu on sama. Mina ütlen, et siin on midagi valesti sellel pildil. Mina ütlen, sellel pildil on midagi valesti. Ja mitte vähe valesti, ütleme nii, et siin on midagi väga tõsiselt valesti. Ja lõpuks on küsimus sellest, et kelle õue siin välja mängitakse. Et kelle õue mängib välja, kelle õue on mänginud välja aastakümneid Marko Mihkelson, kui ta ütleb sellist asja, eks ole. Meie peame hakkama veenma ja liitlasi Ameerika Ühendriikide appi minema. Aga kelle õue teenivad ka kõik ülejäänud poliitikud, kes sellist juttu räägivad. Ma ei tea. Kui Marko Mihkelson teenib võõraid huve, aga mõni teine poliitik räägib sama juttu, mis Marko Mihkelson, siis on väga raske öelda, tema nüüd ei teeni võõraid huve. Et siis on küsimus, kas mõlemad teenivad või kumbki teeni. Et ei saa niimoodi, et oponente süüdistada sõimad, eks ole, teatud positsioonides, nagu näiteks Margus Tsahknat, eks ole, et näed, tahab Eesti fosforiidi ja haruldased muldmetallid maha parseldada, eks ole. Aga läheb aega mööda, et tegelikult me peaksime nagu ise selle sama positsiooni eest seisma. Sest meie kõige olulisem ülesanne on tagada, et me oleme Ameerika Ühendriikidele kasulikud ja vajalikud. Et niimoodi ei saa. Mina arvan, et me peame ikkagi lähtuma ühtedest samadest standarditest iseendi suhtes ja oma oponentide suhtes. Vastasel juhul lihtsalt see asi muutub nagu läbinähtavalt kahepalgeliseks. Absoluutselt. Kui nüüd muidugi tulla nagu laiema pildi juurde, siis tegelikult on see sama uudis, mida me siit ERR-ist loeme, et Trump on nüüd survestanud NATO-t osalema Hormuzi väina kaitsmisel, eks ju, näitab seda, et kogu see retoorika, mida meile on räägitud selle sõja kohta, on ise ka ikkagi, kui mitte otseselt valelik, siis ikkagi ühte poole väga tõsiselt kaldu. Ja ma arvan, et väga mitmetes osades ka valelik. No ikka väga valelik. Sellepärast, et kui me räägime seda, et milline on selle sõja nagu konkreetne tulem nüüd USA-le, siis USA on maininud, nagu siin korduvalt on läbi käinud seda, et see on nagu täielik võit, kõik on ära tehtud, eks ju, aga millegi pärast Iraan ikka veel kasutab oma rakette, esiteks peab Hormuzi väina oma kontrolli all, laseb sealt läbi neid laevu, mida ta tahab, olukorras, kus USA oleks pidanud võitma juba selle olukorra, mis paganama võit see selline on, kui Iraan, mis on võidetud, hoiab Hormuzi väina oma enda kontrolli all. Nii, ei kõla loogiliselt. Teine, väga suur osa USA baase on saanud hävitatud Lähis-Idas ja Pärsia lahe ääres. Väga suur osa USA nii-öelda radaritest on hävitatud. Tel Aviv saab iga õhtu kogu aeg suure raketirahe. Iraani raketikilp, Iisraeli raketikilp on osutunud ebatõhusaks, see laseb läbi, see lekib täiesti ja eelkõige räägitakse siin nagu disproportsionaalsest sõjast, ehk siis teiste sõnadega mingisuguste 20 000 või 10 000 droonidega, mida Iraan välja laseb, kaitseb siis, nende vastu kaitseb Iisrael ennast põhimõtteliselt majanduslikult lõhki, samamoodi nagu USA. Ehk siis iga panus on seal miljoneid, kümneid miljoneid, mida ta välja laseb 10 000 või 15-20 000 mingisuguse drooni vastu.
või ka siis mitmiklõhkepeadega rakettide vastu, mida ei ole suudetud peatada. Nii et väidetavalt on Tel Aviv kehtestanud täieliku sellise infoembargo niimoodi, et ei saa sealt raporteerida nende reaalsete tulemuste kohta ja reaalsete purustuste kohta, mis seal tegelikult on, kuni sinnamaani välja, et Benjamin Netanyahu on pidanud välja andma mingisuguseid videosi, millest mõned tunduvad selgelt olema AI poolt tehtud, tehisintellekti poolt tehtud, sellest, et tõestada, et ta on üldse elus. Kuigi siin nüüd viimane vist käis ära, aga ta nüüd 2 korda mingisuguse julgeolekunõukogu istungilt puudunud ja sotsiaalmeedias räägitakse pikalt sellest ja et kas Netanyahu ja Ben Gvir ja veel mõned Iisraeli tipp sõjaväe ja luureametnikest on üleüldse elus või mitte. Nii et tegelikult kogu see tervik, mis siit vastu vaatab, on midagi hoopis muud. Ja pannes sinna nüüd selle petrodollari võimaliku kukkumise ja täieliku nii-öelda lääne energiahävingu, mille Hormuzi väina sulgemine põhjustab USA-le ja Euroopale ja kõikidele teistele, siis tegelikult lääs seisab olukorra ees, kus me võime ütelda, et võidetud ei ole siin veel mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Ja Iraan, kes see võitjaks siin jääb? Kes see siin võitjaks üldse jääb ja kes see siit nagu üldse veel välja tuleb nagu eheda nahaga. Et Iraan on rääkinud, siin ka mitmed on kommenteerinud seda, et kuidagi huvitaval kombel jällegi on täiesti ära vajunud selline kommentaar, et me esimestel päevadel ju saime teada sellest, et mis on USA strateegia. USA strateegia on see, et ta pommitab ajatollahi ja teised põhimõtteliselt põrmuks sinna ja siis annab Iraani rahvale vabaduse tulla välja ja kukutada võim. See oli ennast vabastada sellest režiimist. Tekitada ise režiimi vahetus. Et ground force, ehk siis see nii-öelda reaalne võim, kes seal, või reaalne vägi, kes seal kohal on, see on Iraani rahvas. Et see tuleb, tõuseb üles ja saabki asja korda. No ei läinud niimoodi, et inimesed tulid tänavale küll, aga tulid hoopis surnud ajatolla kaitseks. Ja Iraani rahvas on tõestanud, et vastupidi, et ta koondub lipu ümber ja ta ei asu oma enda režiimi kukutama. Ning siin on mitmed teised, kes on kommenteerinud seda, nagu näiteks Peeter Espak ütles, et te ei saa üldse mehed aru nagu asjadest, et see on hea, et meil on alati sellised nagu tippspetsialistid olemas. Ja, et see on nagu peamine strateegia, mis seal üldse on ja nüüd äkitselt, kui Iraanist põhimõtteliselt mingisuguseid sõnumeid sellest, et režiimivahetust teostatakse rahva poolt, ei ole. Hormuzi väin on kinni, lääs on põhimõtteliselt Ameerika on peaaegu välja tulemas sealt kogu sellest regioonist, eks ju, tänu sellele, et meil on hävitatud ära Ameerika sõjaväebaasid seal paljuski. Ja Iisrael on tõsise pommirahe all, et nüüd siis äkitselt ei aktualiseeru see enam, et aga mehed, mida te nüüd 1,5 nädalat tagasi rääkisite? Küll aga aktualiseerub see, mida väga paljud teised kommentaatorid, nagu Jeffrey Sachs ja teised ütlesid, et tegu on katastroofiga. Tegu on katastrofaalse sõjaga, millel on katastrofaalsed tagajärjed tegelikult USA-le. Ja Netanyahu selline psühhopaatlik lähenemine, millega ta on USA sinna sõtta viinud, on toonud kaasa katastrofaalsed tagajärjed ja toob kaasa katastrofaalsed tagajärjed nii Iisraelile kui ka USA-le, kui ka kogu maailma majandusele, kui ka võib kuni sinnamaani, et võib lõpetada ära kogu USA sellise välisimpeeriumi. Mitmed kommentaatorid kaasa arvatud, Jeffrey Sachs tõi selle sinna. Mitte, et mul oleks sellest nagu suurt kahju, kui USA impeerium kokku kukub selles mõttes, aga see on nagu üks nagu tagajärg sellest. Ja Trumpi nägu ja Trumpi administratsiooni nägu nüüd peale seda sõda siin 2 nädalat hiljem ei ole
sootuks selline, mis kinnitaks neid selliseid ülivõrdes sõnu, mida selle sõja kohta on räägitud ja kinnitaks ka neid kommentaare, mida siin Eestis on selle sõja kohta räägitud. Just kui oleks kõik juba tehtud ja kõik oleks korras. Ei. Siin tegelikult on Trump ennast sidunud ilmselt väga pikaajalise konfliktiga ja Iraan ei ole andnud vähimalgi määral järgi selleks. Ja ma lõpetan kohe, aga mis siit nüüd välja võib tulla on see, et kui kogu see sionistlik blokk nüüd näeb seda, et asi ei lähe nii nagu peab, siis nagu eelmises saateski ühes kommentaaris ütlesin seda, et ilmselt kaalutakse sellist varianti, et teha valelipu rünnak kas USAs või Iisraelis, süüdistada selles Iraani, mingisugune suur terrorirünnak, vale terrorirünnak korraldada Mossadi ja CIA poolt ning siis minna juba sisse pommitada Iraan põhimõtteliselt tuhaks tuumapommidega. Ja see tähendab juba omaette kolmandat maailma seda. Tegelikult me oleme siin selle juures nagu, me oleme siin täieliku hävingu veerel, kui me vaatame kogu seda sõja olukorda, mis siin toimub. Ühelt poolt lääne majanduse häving või siis kuni tuumasõjani välja. Jaa, ma olen nõus sinuga, et see oht on täiesti reaalne, et korraldatakse mingisugune false flag operation, ehk siis valelipu operatsioon, mis tähendab siis seda, et mingi rünnak omistatakse vaenlasele, aga tegelikult on see ise ellu viidud, et süüdistada selles vaenlast ja siis seda käsitletakse avaliku arvamuse mobiliseerimiseks, et omalt poolt asuda rakendama vastumeetmeid, mida muidu sinu enda kodune avalik arvamusi toetaks. Ja mis võib siis seisneda tõesti pehmemal juhul maailmavaatest maavägede sisseviimises Iraani, kui alguses öeldi, et maavägesid sisse ei viida, aga et saades avalikkuse toetust sellele sammule, siis niipidi on seda võimalik teha. Või teine variant siis tõesti tuumarelvade käiku laskmises. Et mina ütlen küll, et kui maailmas on üks riik, kellel ei tohiks tuumarelvi olla, siis see on Ameerika Ühendriigid, sest see on ühtlasi ainuke riik maailma ajaloos, kes on kasutanud tuumarelvi. Ja teine riik on Iisrael. Jaa, aga ma räägin, kui sellest kriteeriumist lähtud, et kes on kasutanud reaalselt tuumarelvi massiliselt tsiviilisikute tapmiseks, sellepärast tuumarelvade probleem ongi see, et need on täiesti mitte diskrimineerivad, nad ei tee vahet, keda tapetakse, siis see on Ameerika Ühendriigid, kes 1945. aasta augustis pommitas Jaapanit mäletatavasti tuumarelvadega olukorras, kus teine maailmasõda oli sisuliselt juba lõppenud. Eks oli hea võimalus viia läbi tuumakatsetusi, vaadata, kuidas siis toimib üks tuumapomm ja kuidas toimib teistsugune tuumapomm. Hiroshimas ja Nagasakis teatavasti kasutati erinevaid relvi. Ja siis selle kaudu sundida siis Jaapan nagu lõplikult alistama ilma, et peaks maavägesid sisse viima. Ja Iraanis ma näen nagu seda sama ohtu, et kui ilmselgelt maavägede sisse viimisega kaasneksid väga suured inimkaotused, siis nende vältimiseks võidaksegi kasutada kohe tuumarelvi. Ja pidades silmas, et võimu juures on ringkonnad, keda ei ole kohatu nimetada psühhopaatideks, siis ei ole sugugi välistatud, et tehaksegi nii. Ja ma olen sinuga selles mõttes nõus. Nüüd paar kommentaari sinu öeldule, enne kui ma mõned omapoolsed mõtted veel lisan, et esiteks jah, on tõsi, et Netanyahut ei ole nähtud tükk aega avalikkuses. Et sotsiaalmeedias on rastud küll ringlema mitmesugused klipid, mis peaks justkui tõendama, et näed, mees on täitsa elu ja tervise juures ja käib ringi, aga on väga tõsine kahtlus, et need on genereeritud tehisintellektiga, need klipid. Mitmetes nendes klippides on nagu tõsiseid küsitavusi sees, kus abielu sõrmus ilmub või kaob ja erinevates kaadrites. Nii et ongi väga küsitav, kas ta on veel elus või ei ole elus. Seda täpselt ei tea, eks see nüüd lõputult ei saa saladuseks jääda. Aga mis on huvitav on see, et see, kui ta oleks vasturünnakuga ära tapetud, oleks ju tegelikult üksnes õiglane. Või saan ma millestki valesti aru? Iisrael alustas sõda sellega, et ta tappis sihitud rünnakuga ära Iraani kõrgema juhi. Kui vastatakse sellega, et tapetakse ära Iisraeli peaminister, siis see on täiesti proportsionaalne vastumeede. Nii et kui siin on öeldud, et ajatolla mõrvamise pärast ei maksa pisaraid valada, siis ma ütlen küll, et kui vastumeetmena Iisraeli peaminister ära tapetakse, et siis pole ka põhjust pisaraid valada. Seda enam, et seda ei alustanud mitte Iraan, vaid seda alustas Iisrael. Agressor on Iisrael, eks. Nii et saab näha, kuidas sellega läheb. Ja teine kommentaar on see, et sul on muidugi õigus, et need majanduslikud tagajärjed, mis võivad kogu selle operatsiooni vallandamisega kaasneda, on ikkagi väga kaugel ulatuvad. Et prognoosimine on tänamatu tegevus, kellelgi meist ei ole piisavalt informatsiooni ja minu puhul vähemalt ka mitte kompetentsi, et hinnata, mis siin kuidagi nüüd toimuma hakkab.
aga täiesti selge on see, et võimalus, et kogu selle operatsiooniga kaasnevad väga tõsised majanduslikud tagajärjed kogu maailmale, kaasa arvatud meile. Ma täna hommikul tankisin autot, vaatasin, üle 2 liitri oli diisel, pole sükest hinda ammu näinud. Üle 2 euro diisel? Ja, üle 2 euro oli diisel täna hommikul. Aga see võib olla alles algus. Et kui ikka tõesti defitsiit tekib, siis ei ole välistatud, et diisel maksab ka 4 või 5 eurot. Et praegu on esialgugi ju hoitud nende hindade plahvatuslikku hüpet ära sellega, et on vallandatud üle maailma kriisireserve. Aga need kriisireservid on väga piiratud ja kui need on juba ära kulutatud ja Hormuzi väina endiselt ei õnnestu avada ja seal juures veel naftatööstussektorit ja gaasisektorit vastastikuste löökide kaudu muudkui hävitatakse, siis küsimus ei ole enam selles, kas läbi Hormuzi väina saab midagi transportida, vaid küsimus selles, kas on midagi transportida. Sest kui nafta rafineerimise, töötlemise tehased, infrastruktuurid, sadamad, kõik on hävitatud, siis selle taastamine võtab ju aastaid. Või vähemalt kuid, ma ei kujuta ette, kui suured need purustused on ja kaua nende taastamine võtab, aga see kindlasti ei ole päevade või nädalate küsimus, ilmselt ka mitte kuude küsimus. Nii et asi on väga sünge. Ja kui meile räägiti siin alguses juttu sellest, et see on päevade või nädalatega tehtud see asi, siis ma arvan, et see on ülimalt ebatõenäoline, et see niimoodi jääb. Et nii palju täiendavaks minupoolseks kommentaariks, aga lisan veel paar mõtet omalt poolt, mis on sellist põhimõttelist laadi, et mäleta täpselt, kas sellesse eelmises saates ka räägitud, aga üks selline sünge asi, mis mulle siit vastu vaatab, on see, et toimub nagu koroona ajalgi. On ikkagi selles mõttes positiivne, et see toob esile inimeste nagu, kuidas öelda, moraalse palge. Et kui sul alustatakse massiivset agressioonisõda, siis sind pannakse ka inimesena selle valiku ette, et sa kas ütled, et see on vale ja vastuvõetamatu või sa kiidad sellele takka. Ja see ei ole ainult poliitiline küsimus. See on tegelikult ka sinu isikliku moraalse palge küsimus. Milline on sinu enda selline hoiak? Kui 185 või 175 tüdrukut mõrvatakse ära sõja avapäeval Iraaniseks ja sa kuidagi mööda minnes ütled, mis asja, et vaadake palju seal Iraani rahutustes hukkus ja nagu külmalt, ükskõikselt ütled, et ei, et sellest pole küll vaja mingisugust suurt numbrit teha. Kui sa kiidad takka 10 000 inimeste tsiviilisikute tapmisele Gaza sektoris, õigustad seda igal võimalusel, näiteks siis need on asjad, millega sa lihtsalt ei väljenda poliitilisi seisukohti, vaid sa tegelikult avaldad ka seda, et kes sina ise inimesena oled, millised väärtused sina ise enda oma südames kannad. Ja selle mõttes on karm vaadata seda, mis praegusel hetkel toimub, et see aususe test, mis on inimeste ette pandud, selle tagajärgi või tulemusi on ikkagi väga sünge vaadata. Et kui sul on inimesed, kes aastaid karjuvad oma hääle kähedaks, et Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on täiesti lubamatu, tuleb mingid tribunalid moodustada, kohtu alla panna, tükkideks jagada Venemaa, puruks pilbasteks lammutada. Nii, ja järgmisel hetkel need samad inimesed kiidavad takka meie enda isanda agressioonisõjale. Siis sa saad aru, et nendes inimestes ei olegi mitte mingisugust tõekspidamisi, polegi mingeid väärtusi, polegi mingeid põhimõtteid. Et kõik on olnud lihtsalt üks suur show, kõik on olnud üks suur fassaad, kõik on olnud üks suur mäng, eks. Sest põhimõttekindlus ilmneb ainult siis, kui sa samade põhimõtete kohaselt annad hinnanguid nii nendele, kes sulle ei meeldi, kui ka nendele, kes sulle meeldivad, eks. Et kui sa ütled, et see vägistamine on vale, aga järgmisel hetkel hakkad jubedalt õigustama seda, et sinu vend, eks ole, vägistas siin kellegi ära, osales mingi grupi vägistamises. No jaa, aga need tüdrukud, eks ole, vaata, millised nad olid, litsakad sellised ja provotseerisid ja kõik ja edasi. Siis tuleb välja, et kogu see varasem jutt sellest, et vägistamine on vale, oli lihtsalt täiesti tühi. Mitte midagi ei maksa. Sest lõpuks on määravaks ikkagi huvid. Omasid, kaitsed, omasid, õigustad, täiesti sõltumata sellest, mida nad teevad. Aga siin me ei saa rääkida mitte mingisugusest moraalsest põhimõttekindlusest, kui inimesed niimoodi käituvad. Ja teine aspekt sellest on see, et muidugi selline õigustamine muutub üha naeruväärsemaks. Et kui ikkagi, meil on ju see kogemus all, 3 aastat tagasi, kui Iraagi vastu algatati seda, tehti seda täpselt samamoodi. Mitte täpselt samamoodi, ütleme printsipiaalselt samamoodi. Analoogilisel moel. On massihävitusrelvad, mida kavatsetakse varsti käiku lasta. Netanyahu rääkis, et tuleb rünnata Iraaki tingimata, ma garanteerin, et seal saavad olema maailmale väga head tagajärjed regioonile ja kõigele, eks ole. Ja mindi.
uskudes seda valet, mis meie ette asetati Colin Powell julgeolekunõukogus näites, eks ole, mingisugust ampulli seal väidetava massihävitusrelvaga. Kui see oleks massihävitusrelv, siis muidugi toodakski julgeolekunõukogusse, et oi, kukkus maha, läks katki, nagu, et vaata, mis nüüd juhtus. Väga tõenäoline, niimoodi opereeritakse selliste asjadega. Sama hästi võiks, ma ei tea, COVID-i tuua, näete, siin on see viirus meil ampullis, see on väga ohtlik, et hiinlased on välja töötanud sellise asja, käid ringi selle ampulliga vehid seal. Väga usutav. Aga nali naljaks, aga kui 23 aastat hiljem inimesed, kes toona kiitsid selle sõja algatamisel takka, tulevad ütlevad uuesti, et jah, meile toona valetati, aga ma arvan, et seekord me võiksime küll uskuda, et meile ei valetata. Ja siis ma mõtlen, et kuule, et kas sa nagu ise ei näe, kui naeruväärsena see välja paistab. Et seda on tegelikult kurb vaadata, sest et asi hakkab paistma välja nagu üha totram ja neid inimesi, kes näevad seda läbi ja mõistavad, et see on ju täielik jama, on üha rohkem. Ja mida rohkem sellist asja nagu õigustada, mida rohkem sellise asjale takka kiita, mida rohkem näidata, et kogu see maga liikumine on tegelikult lihtsalt isikukultus, mitte mingisugune põhimõtete ümber koondunud liikumine. Seda suurem saab see läbikukkumine olema lõpuks. Ja siis, kui sa lõpuks menetad väga paljude ausate inimeste usalduse, siis küsid, et aga keda ma süüdistama peaksin nüüd siis? See on tõsine jama. Jah, absoluutselt. Ja see ausate inimeste usaldus, mitte et ma nagu Eesti Vabariigi kodanikuna oleks see minu peamine mure või mingisugune küsimus, et mis toimub USA sisepoliitikas, eks ju. Aga see puutub ka Eesti poliitikasse? See puutub kaudselt Eesti poliitikasse, kahtlemata. Nii, aga tegelikult see pettumus magaliikumises on juba valdav. Kui käia läbi sotsiaalmeediat ja vaadata, mida teevad USA ühed peamised magatoetajad, siis igalt poolt kostub see, et nad on Trumpis pettunud ja nad on kogu magaliikumise... Ben Shapiro ja Mark Levine ja Lindsey Graham ja... Ma sinna tulen. Lindsey Graham pole kunagi olnud magaliikumise toetaja. Enda arvates on. Aga kõikidelt, kes olid magaliikumise nii-öelda ühed peamised toetajatest, näiteks ma ei tea, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Thomas Massey, näiteks ma ei tea selline ja Kelly, näiteks Redacted selline kanal Milo, eks ju, mäletate sellist homoseksualisti, kes oli seal Trumpi poolt. Nüüd on ümber pööranud ja väidetavalt nagu on kogu oma elu nagu korrigeerinud. Müts maha mehe ees, väga hea, et niimoodi on teinud. Tema oli üks selliseid mehi, kes ütles, et ei, nüüd tuleb Trumpi tagant ära tulla ja ta ütles väga, väga lihtsa asja ja printsiibi välja hiljuti siin paar päeva tagasi just, et ma olen ustav missioonile, mitte mehele. Ma olen ustav missioonile, mitte inimesele. Ja nii peabki olema. Jah, nii peabki olema. Muidu on isikukultusega tegu. Ükskõik, mida tehakse. Kas see küsimus on püstitatud viimasel ajal väga selgelt, et kas maga ongi nüüd taandunud sellele, et sa pead Trumpi toetama täiesti sõltumata sellest, mida ta teeb. Täpselt. Kui ta täna võidab A, siis sa pead seda toetama, kui ta homme võidab eitab A-d, siis sa pead seda ka toetama. Eks ole, et te pead toetama nii positsiooni kui ka selle nii-öelda teesi kui ka antiteesi erinevatel ajahetkedel, kui isand seda nagu väidab, eks ole, et siis sa oled tõeline maga. Aga see on, mis asi? See ei ole mitte midagi muud kui kultuse ja isikukultuse üks selliseid iseloomujooni. See on sekti iseloomujoon, eks ju. Et ükskõik, mida teeb sekti juht, sinu töö on lihtsalt toetada seda. Ja sellega siis kuhjatakse selliseid nii-öelda võltsargumente sinna juurde niimoodi, et milliseid nagu seletavaid argumente, eks ju. Et kuidas nüüd seda seletada veel paremini niimoodi ja siis tulevad sellised nii-öelda pidevad Trumpi seletajad välja niimoodi, et Trumpi oraaklid. See on huvitav positsioon. See on huvitav positsioon, see oli nagu Delfi oraakel, eks ju. Et Delfi oraakel oli kes, eks ju, see oli Apolloni preestrinna, kes istus ja hingas sisse selliseid mürgiseid aure niimoodi ja rääkis sellist suhteliselt nagu segast juttu, eks ju. Aga kes siis olid need, kes tõlgendasid seda, need olid Apolloni preestrid, kes kirjutasid üles selle heksameetris ja andsid sellise ilusa vormistatud luuletuse niimoodi edasi, et mida siis tahtis ütelda püütja. Ja ma vaatan nüüd seda, et kuidas meil on nagu tekkinud selline sarnane
sarnane nii-öelda Apolloni preestrite või Trumpi preestrite ja preestrinnade sekk niimoodi, kes üritavad nagu kõike, mida Trump teeb, põhimõtteliselt heaks kiita. Ära seletada. Ja ma lisan sulle korra vahele, kui lubad, et lihtsalt sama mõte, aga mis on iseloomulik tunnus, on selline nagu pool esoteeriline nagu siseteadmine. Et on mingid inimesed, kes ütlevad, nemad teavad, mida Trump päriselt teeb ja mida ta tahab ja neil on umbes nii, et te nagu elaksid Trumpi tead seal söögilaua all niimoodi õhtuti ja kuuled tema perekonna vestlust sõpradega, eks selle, kus ta räägib, mida ta tegelikult mõtleb ja teeb. Ja võt sul on üks siseteadmine nagu. Veelgi enam, meil on inimesed, kellel on niisugune otsene siseteadmine ka seda kohta, millised poliitilised plaanid ja sõjalised plaanid seal hulgas veel on otseselt jumala tahte väljenduseks ja elluviimiseks veel jällegi sisevaade, nagu pool prohvetid ja sellised inimesed, eks ole, nagu usuinimesed, kuule, et ära nüüd jumala tahte vastu seisa, eks ole, et see, mida Iisraeli riik teeb, see on alati jumala tahte elluviimine ja kui sa nüüd sellele vastu seisad, siis sa ei ole sead ennast jumala vastu, mitte ainult tead Iisraeli või Ameerika Ühendriigi vaba maailma vastu, vaid lausa jumala vastu lähed ise, tead. Et ära mängi sellise asjaga, et kui sa ei õnnista Iisraeli, et siis ei õnnista Jumal sind ka. Olgugi, et Iisrael võib genotsiidi ellu viia, eks kuule, aga vabandust, et meie kristlastena nagu ei peaks sellist asja nagu toetama ja õigustama. Ei, ära sa räägi, tead, et siin on tegelikult hoopis teine värk, et sa ei saa aru, eks ole, et sa peaks rohkem palvetama, et võib-olla sulle antakse ka siis seda tarkust ja mõistmist. Aga las ma räägin sulle, kuule, poiss, tead, võta istet. Et mul on siukene tead, ja ma ei oskagi siia midagi lisada, see on lihtsalt nii võigas. On. Ja see on selline tüüpiline nagu kultuslik käitumine ja mida muidugi nagu vaadata tõesti, et lisada sellele veel, et suur osa siis nüüd tõepoolest neid Trumpi toetajaid on ausameelseid Trumpi toetajaid on sealt ära läinud ja tõenäoliselt nüüd Trumpi, me ei tea tegelikult, mis siin enam kui poole aasta pärast üleüldse toimub ja kas siin mingisuguseid USA valimisi üldse toimub, kui lääne ühiskond hakkab kokku kukkuma veel vähem või veel rohkem, kui ta on mingisugusesse tuumasõtta tiritud psühhopaatide poolt. Aga kui peaks toimuma nagu regulaarsed valimised, siis Trumpi ootab ees ilmselt täielik häving vahevalimistel novembris ja tõenäoliselt ta kaotab nii esindajate koja kui ka senati. Ning see on nagu üks tasand, kuhu see välja viib praegu, et see on väga-väga selgelt tajutav USA sellist nagu meediapilti vaadates, et ausameelsed inimesed, kes toetasid Trumpi, mille pärast? Sellepärast, et mitte enam minna nendesse välissõdadesse, nii, on saanud vastu. Ja see on nüüd põhimõtteliselt peaaegu analoogne selle olukorraga, sellise Covidi narratiiviga või Covidi ajupesuga, eks ju. Et on saanud vastu selle, et nad on toetanud Trumpi, et mitte sõdadesse minna, ja nüüd nad on saanud vastu selle, et aga MAGA tegelikult on hoopis mitte Ameerika esimesena, vaid Iisrael esimesena. Ja nüüd tulen mina endiselt Iisrael esimesena. Ja nüüd mina tulen ja ütlen teile, nagu Trump korduvalt on teinud, et mees, kes põhimõtteliselt selliseid MAGA printsiipe, vaata, et peaaegu nagu kehastab USA esindajate kojas nagu Thomas Massi. Kui üldse keegi kuskil neid printsiipe kehastab, siis on see mees. Et see mees on jälk nagu jätis, eks ju, teda ei tule toetada, ta tegi terve mingisuguse sellise ralli, mis oli keskendunud Thomas Massi, võib-olla kõige parema esindajate koja esindaja sõimamisele ja me rääkimata siin Marjorie Taylor Greeni sõimamisest, naine, kes on olnud kogu aeg Trumpi kõrval, selliseid võib-olla kõige nagu tõsisemaid Trumpi toetajaid niimoodi. Ja siis ja mina nüüd ütlen, et vaata teile on MAGA põhimõtteliselt never Trumperina kunagi ennast esitlenud Lindsey Graham, Lõuna-Carolina siis esindaja, senaator, ning siis marutõbine selline sionist Mark Levine, kes samuti on Trumpi ennem kritiseerinud ja pidanud teda põhimõtteliselt presidendi ametiks mitte sobivaks. Nii, et need on nüüd MAGA. Ja see on nüüd selline nagu orwellik koroonaterrorilaadne ajuväänamine tegelikult, et nüüd kõik ausad inimesed, kes USA's on, saavad aru, et ei, siin on nüüd midagi väga viga. Ja meile üritatakse maha mängida nagu täielikku
pöördemomenti, see liikumine ei seisa nende samade ideede eest, mida ta algselt tunnistas, ja meile nüüd surutakse kultuslikult peale seda sama ideed. Et see on nüüd see, et Lindsey Graham on teile nüüd maaga, nii, palju õnne. Ja ma ütlen see valiku niimoodi isikutele taandada ja ma arvan, et seda peaks ka meie kohalikele poliitikutele selgelt ütlema, et sa pead valima põhimõtteliselt, milline on sinu positsioon, kas sinu positsioon on Charlie Kirki positsioon, kes meeleeetlikult pingutas, et hoida ära seda sõda Iraaniga ja muuhulgas Valges Majas tegutsedes ja veendes juba tõenäoliselt sai mõrvatud selle pärast. Tõenäoliselt sai selle tõttu ka mõrvatud, eks ole, sest et see oli aastakümneid Iisraeli poolt ettevalmistatud sõda, millesse nad olid püüdnud tõmmata Ameerika Ühendriike ja kui üks noor mees, kes suudab tegelikult selliste plaanide elluviimise väärata, hakkabki neid plaane väärama, siis on igati ootuspärane, et ta koristatakse ära. Nii ma ei pea seda hüpoteesi sugu ebatõenäoliseks vastab tõele. Aga mida ma ütelda tahan on see, et sa pead valima, et kas sinu selliseid väärtusi ja hoiakuid ja põhimõtteid kehastab Charlie Kirk või siis Ben Shapiro ja Lindsey Graham. No. Ja kui sa asetad ennast viimaste poole peale, siis sa saadki aru, et sa oled puhas neokonliku poliitika eesseisja, kus juures kogu maga liikumine keskse lubadusena pidi olema suunatud sellele, et lõpetada neokonlik poliitika, mis siis teenib enne kõike Iisraeli ja USA relvatööstuse õueks. Ja mille tagajärjeks on miljonid ja miljonid hukkunud inimesed üle maailma. Just hiljuti ma vaatasin, professor Mersheimer kommenteeris seda uuringut, mis on läbi viidud, kus 71. aastast kuni 2021. aastani Ameerika Ühendriikide poolt rakendatud sanktsioonide tagajärjel on surnud circa 38 miljonit inimest. 38 miljonit inimest, mis näitab siis seda, eks ole, et milline on tegelikult selle poliitika elluviimise reaalne nii-öelda hind. Aga sa mainisid ka Thomas Massit, kes on tõesti nagu suurepärane mees, minu ilmselt lemmikfiguur Ameerika Ühendriikide poliitilisel maastikul. Ja on kõlanud väide, et alati põhimõtteliselt hääletab Trumpi vastu, eks ole, et selline vabariik nagu Rhino, et Republican in name only, eks. Ja Massi on ise selle peale selle süüdistuse tagasi lükanud, ütlen nii, et I vote with Republicans 91% of the time. And the other 9% is when the party starts defending pedophiles, starting new wars and bankrupting our country. Ehk siis 91% juhtudest on ta kongressis hääletanud koos republikaanidega ja ülejäänud 9%, kus ta tõesti on hääletanud vastu, on siis need olukorrad, kus partei hakkab kaitsma pedofiile, püüab algatada uusi sõdu või jätkab meie riigi pankrotistamist läbi riigivõla massiivse kasvatamiseni. Ehk siis on jäänud truuks nendele lubadustele, mille eest kogu magaliikumine ise lubas seista. Epsteini failide täielik avalikustamine ja kogu selle pedofiilide võrgustiku paljastamine, kes on seotud Ameerika poliitikaga väga tihedalt, uute sõdade algatamisest hoidumine ning riigivõla massiivse kasvatamise lõpetamine. Eks, milles mehe süü seisneb siis, kui sa ütled, et me oleme lubanud neid asju ja ma ei saa hääletada initsiatiivide poolt, mis läheb vastu olla nende baaslubadustega. Tohutu patt, eks ole. Jah, see on oluline, et sa selle Epsteini teema ka siia veel sisse tõid, et see on muuseas üks asi, mis Ameerika poliitilises diskursuses on väga olulisel kohal olnud, eks ju. Ja kõik need Trumpi kriitikud samamoodi ütlevad seda, et mida siis nüüd on toimunud selle Epsteini failidega tegelikult, et kui palju nendest, kes seal nüüd mainitud on jõudnud konkreetse juriidilise protsessini. Null. Ümmargune null. Ja nüüd võib küsida seda, et nüüd jätta nagu igasugune selline Trumpi esoteerika siit nüüd minema, et kuidas on võetud inimesi vahele ja milliste imeliste 5G ja 5D machinatsioonidega on kedagi kuskile, ma ei tea, Guantanamosse veedud. Et jätke need muinasjutud, mis on tegelikult oma olemuselt ilmselt süvariigi selline psühhooperatsioon teie peal, et jätke need nüüd rahulikult ära, vaatame faktidele otsa. Nii, kui palju on nende satanistlikest pedofiilidest, kes seal on mainitud. Reaalselt algatatud mingi uurimine, protsess, kui kaugele see nüüd välja on jõudnud. Ja sellisena, ma mäletan, et ma ise tegin ka kommentaari sellest ja sellisena ma esimesena mainisin seda, et kui see niimoodi on, et põhimõtteliselt pannakse rahvale ette järamiseks selline Epsteini failide tervik, ilma igasuguste tagajärgedeta, siis on see
tulemus tegelikult demoraliseerib. See ongi see, et meile on pandud järamiseks mingisugused nagu asjad ja ka seda maaga publikut ja üleüldse seda sellist nii-öelda reaktsioonilist publikut, kes tahab näha seda satanistlikku tüüpi elektritooris särisemas. Nii, see on ainukene koht, kus tema koht tegelikult on. Peale seda laste vägistamist, tapmist ja vere veomist ja nii edasi. Nii, ma tahan näha seda särinat, kuulda seda särinat. Ja kui mitte midagi ei tehta, siis põhimõtteliselt selline demoralisatsiooni akt ja inimeste desensialiseerimine või siis nagu tundetuks tegemine. Nii. Aga mitte ainult see. Ma ütleksin, et mis veel ilmneb sellisel juhul on see, et kui need, kes on võimu juures ja peaksid seisma selle eest, et need inimesed, kes on neid kuritegusid toime pandud, saadetaks kohtu ette, ei tee seda, siis ma arvan, et ainuloogiline järeldus on see, et nad on ise samas pundis. No täpselt. On ju? No loomulikult, mida sa muud järeldadeks? No, miks nad peaksid mitte siis tegema neid asju, kui nad ei ole selles samas pundis? Nii et ei ole mõtet siin ka sellist nägu teha, et ütleme kogu see Epsteini nimekiri puudutab ainult demokraat, et republikaanid on sellest puhtad ja rääkimata maga liikumisest. Ma arvan, et siin on tõde on väga palju koledam. Et see ei ole selline asi, mis jookseb siin partei eraldusjoonte vahelt, et siin ongi põhiprobleem selles, et see on üle kogu välja ja peabki olema üle kogu välja, kui mõtled selle asja eesmärgi peale, milleks on siis poliitilise kontrolli tekitamine. Sul peab olema komprat kõigi kohta, et kõik on seotud sama kuritegeliku võrgustikuga, mis tähendab seda, et mitte keegi ei hakka rääkima, sest nad teavad, et kui nad hakkavad rääkima, siis lähevad ise põhja koos selle laevaga. Eks. Ja nii see ilmselt ongi. Aga ma ei tea, kui ka pikalt sa tahad selle teemal veel rääkida, mina igal juhul tahan ühte asja veel omalt poolt rõhutada. Rääkisid siin eelnevalt, et Ameerikas maga liikumine täielikult lõhestub ja paljud senised toetajad kaovad tagant ära. No ju sulle lükatakse ette siin mingisugused küsitluste tulemused, mis ütlevad, et ei ole siin midagi, näed, et tegelikult ülekaalukas enamus republikaanliku partei toetajatest pooldab ka sõda Iraani vastu. Ja näeme novembris, ütleks selle peale. Aga seda oli kõik ette teada. Mitmed kommentaatorid siin juba enne sõda ütlesid, et kui nüüd see sõda peaks saama algatatud, kommenteerides seda, et 70–80% ameeriklastest on sellele vastu, siis oodake ära, kuni tuleb laviin vabariikliku parteiga seotud Pollingu kompaniide nii-öelda uuringute tulemusi, mis näitab, et tegelikult väga, väga suur toetus on, eks ole, sõjale. Aga jah, sul on õigus, et novembri alguses saab natukene selgemat informatsiooni selle kohta. Aga mida ma tahtsin öelda on see, et ma arvan, et need asjad lõhestavad tegelikult konservatiivset liikumist ka Eestis ja mujal riikides. Nad on juba lõhestanud. Nad on lõhestanud juba ja nad lõhestavad veel palju, et kui tegelikult ikkagi jätkuvalt konservatiivid võtavad sellise positsiooni, et me toetame täielikult sellist neokonlikku Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli sellist anglosionistlikku kuritegelikku poliitika elluviimist, siis ei maksa üllatada, kui ausamad inimesed lihtsalt haagivad ennast sellest rongist lahti. Ütlevad, et see ei lähe mitte, et Eesti vajab tõesti kursimuutust, nagu on deklareeritud. Aga kursimuutus peaks tegelikult seisnema selles. Peamine kursimuutus peaks seisnema selles, et kas me hakkame lähtuma riikliku iseseisvuse ideaalist ja teeme seda, mis on õige ja hea, lähtume oma enda huvidest, või me vaidlemegi selle üle, et kursimuutus peaks seisnema selles, et kuidas natuke teistmoodi vasall olla. Eks? Et vaidleme kogu poliitiline vaidlus, siis selle üle käibki, kas vasall olla niimoodi või vasall olla teistmoodi või vasall olla kolmandat moodi, et kes on kõige parem vasall ja keda peaks kõige rohkem toetama, sest tema vasallina toob meile kõige suurema isanda toetuse ja nii edasi. See lihtsalt ei lähe. See lihtsalt ei lähe ja lõpuks see kursimuutus taandubki sellele, et tegelikult aitab sellest vasalli mentaliteedist, vasalliks olemisest, me tahame päriselt riiklikule iseseisvusele omast poliitikat. Jah, et diskussioon seisab selles, et millisele mõisahärrale meeldida, kelle alla minna orjaks ja kelle all on parem ori olla. Et see ei ole iseseisvus aate kohane. Ma arvan, et selle üle vaidlust nii väga ei olegi, kellele vasall või ori olla, et siin on üks meil, kellele. Aga küsimus on sellele, et vaieldaks sellele, et mis oleks isandale kõige meelepärasem. Ja kes oleks isandale kõige meelepärasem. Et valige meid, sest me ei oleks... üle ei vaielda, et kas nüüd minna naaber nii-öelda üleaediku juurde, eks ju, siis Putini juurde, et seda vaidlust Eestis tõesti ei ole. Ja head ei ole muidugi ka, aga siiski on see, et kogu see moonaka mentaliteet, see orja mentaliteet
tuleb ära jätta ja ainukene lahendus sellele on tõesti iseseisvuse ideaal. Et mitte mingisugust kursimuutust tõepoolest ei ole, kui see on edasi veel ka nii-öelda rahvusliku poliitika kese. Ja ma läheks kaugemale, et kui rahvusliku poliitika selliseks konstitutsiooniliseks tuumikuks ja keskmeks asetatakse maaga liikumise neokonlik suund, ehk siis neokon, selline USA märatsemine igal pool ja Iisraeli märatsemine maailmas. Ning öeldakse, et see on nüüd Eesti konservatiivsuse üks selliseid tuumikväärtusi. Conditio sine qua non. Conditio sine qua non, ehk siis kui sa seda ei poolda, siis sa ei ole konservatiiv. Ja siis sa ei ole konservatiiv enam, sa oled mingisugune kommunist. Kui konservatiivne liikumine Eestis käsitleb ennast nii-öelda neokonliku Lindsey Grahami või marutõbise sionisti Mark Levine'i harukontorina siin Eestis ja paneb minu ette valiku, keda ma pean hääletama, siis mina ütlen täitsa ausalt ära, et mina ei saa hääletada Lindsey Grahami või teiste neokonide harukontori eest Eesti Vabariigis. Lihtsalt ei saa ja ei hääleta ka. Väga lihtne. Ja lõpuks see tähendab osaliselt vähemalt sellele, et meil võivad olla nendes küsimustes erinevad vaated. Ja ongi erinevad vaated, mitte sinuga, aga ütleme konservatiividega laiemalt võetuna. Aga millega peaks arvestama? Lihtsalt peaks arvestama sellega, et kui jätkata sellist täiesti kriitikavaba neokonliku poliitika õigustamist Eestis, agressioonisõdade õigustamist, siis ei maksa üllatada, kui oluline osa toetajate baasist kaob ära. Lihtsalt ütleb, et jah, muus osas toetaksin, aga ma ei saa toetada selliseid positsioone, sellepärast, et mulle moraalselt vastuvõetamatud. Ja kaobki ära. Ja siis ei ole vaja millegi üle üllatuda, see kõik on olnud ette nähtav. Täpselt nagu Hormuzi väina sulgemine on olnud ette nähtav. Trump just eile ütles, et seda me ei osanud küll ette näha, et niimoodi nagu nüüd käituvad, eks ole, et hakkavad lahe riike ründama ja Hormuzi väina sulgevad sellisel viisil, et täitsa lõpna. Et kujutad see ette, inimesed nagu ei suuda uskuda, et kuule, et kui ta seda ei suutnud ette näha, et mida ta üldse suutsid ette näha. Ta rääkis igasugust juttu seal, ütles seda, et sealt tuleb kuldmune kogu aeg. Ta rääkis seda ka, et Iraan on täiesti selline fenomenaalne, tugev rahvas. Et me poleks suutnud uskuda sellist vastu no kui sa vaatad tema seda raamatut The Art of the Deal, siis see on üks tema põhimeetodid, et kui sa tahad hakata kuidagi kokkuleppele jõudma kellegagi diili tegema, siis hakka teda kiitma, hakka teda ülistama ja kiitma ja meelitama, et see on üks selliseid tema standardmeetodeid. Ja inimesed on õigesti kommenteerinud, kui ta ühtäkki hakkab nagu Iraani suhtes sellist nagu ülevalvalt nagu komplimente välja käima, et siis see ilmselt osutab asjaolule, et tegelikult on endal soov kokku leppida, kuigi avalikult ta räägib, et meie ei ole olnud valmis kokkuleppeks, kuigi iraanlased tahaksid kokkuleppida. Iraanlased ütlevad väga selgelt, mingit kokkulepet ei ole. Enne, kui me jõuame nüüd nii kaugele, et on meile garanteeritud, et sarnased rünnakud meie vastu ei kordu ja et meile hüvitatakse agressioonisõjaga põhjustatud kahju. Ongi kõik. Et siis ja vajadusel kogu maailm kannatab, eks ole, kes ameeriklasi toetab selles meie vastases agressioonis. Aga oota, üks mõte, mis mul oli enne, oli see, et eks lahe riikide kogemus peaks ikkagi, ma kordan seda, mis ma eelmises saates ka ütlesin, peaks panema meidki väga tõsiselt mõtlema, et nemad on ka üritanud olla ameeriklastele võimalikult kasulikud ja vajalikud, eks. Lasknud teha sõjaväebaasid oma territooriumile ja lootuses, et siis see tagab ka nendele kaitse. No tulemuseks on see, et nad on sattunud praegu väga raskesse olukorda, eks, nii majanduslikult kui ka sõjaliselt, kui ka mitmes muud mõttes, eks ole, asi võib lõppeda neile ka veel suure sotsiaalse katastroofiga, kui nende vee magestamise tehased peaksid saama hävitatud, mida Iraan on lubanud teha, öeldes, et kui te meie vee magestamise tehased hakkad ründama, siis lähevad need ka seal. No Araabia poolsaarel polegi praktiliselt magedat vett. Ja siis on lihtsalt niimoodi, et 10 miljonid inimesed peavad sealt emigreeruma, sest pole juua midagi. Hormuzi väid on ka kinni, tuua ei saa, eks ole. Ma ei tea, kas Punase mere kaudu saab sinna, no ilmselt ei saa, sest pead kogu läbi Saudi Araabia kõrbesta kuidagi transportima, et seda on nagu raske ette kujutada. Nii et nemad on ka lootnud sellele, et olles võimalikult püüdlik Ameerika Ühendriikide vasall, tehes ennast võimalikult kasulikuks, lastes ennast sisuliselt okupeerida, nõustudes oma maavarasid müüma üksnes Ameerika Ühendriikide dollarite eest, eks ole, saavad nad vastu siis ameeriklaste poolse kaitse. Tegelikult on nähtunud, et neid baase seal ei ole kasutatud, mitte nende kaitsmiseks, vaid vastupidi ameeriklaste geopoliitiliste agressiivsete ambitsioonide elluviimiseks ja kannatajaks on olnud need, kelle territooriumile lubati neid baasid panna. Väga tõsine mõttekoht meile.
aga noh, loomulikult need on sellised tabuteemad, millest justkui ei tohi rääkidagi, rääkimata sellest, et hakkaks nagu mõtlema sellele, et võib-olla me peaksime mingi kursimuutusi tegema ka omaenda hoiakutes ja nende alusteks olevates lootustes, ootustes. Ja siin oleks veel palju rääkida ja eelkõige võiks rääkida siin sionismi teemal, millest me muuseas tegime eelmise raadiosaate. Ma hakkasin seda kuulama, väga huvitav arutelu oli, soovitan teistega kuulata, mul jäi küll pooleli. Et kristliku sionismi teemal, mida ma tahan tegelikult ka... Väga tõsine teema ja oluline teema. Objektiivis ka veel välja võtta. See on herees. Pole olemas mingi kristliku sionismi, et see on ka selline värdtermin, natuke nagu ümmargune ruut. Et... Just, et need on teemad, mida tasub esile tuua. Ma tahan teha tegelikult sellest pikema kommentaari ka veel, et need on teoloogilised teemad tegelikult, aga me Veikoga üritasime seda natukene niimoodi üldises plaanis avada, seda teemat ja kuulake raadiosaadet ka, aga tegelikult enne lõppu tuleme ikka teise teema juurde ka veel, sellepärast et lubasin seda teemat siia saatesse ja miks mitte seda siis natukene avada. Nimelt sa oled teinud korruptsioonivastase seaduse täiendamise seaduse eelnõu ning nagu ma ei hakka seda ette lugema, aga selle idee on see, eks ju, et saad ise ka seletada ja Riigikogus esitanud selle, et idee on see, et selline Eesti Vabariigi avalikud teenistujad peaksid deklareerima oma organisatsiooni sidemed. Ehk siis, ma ei tea, ministrid, Riigikogu liikmed, kohtunikud, teised avaliku sektori ametnikud, politseijuhid, prokurörid, kõik teised. Kantslerid, asekantslerid. Täpselt, kõik peaksid deklareerima oma enda kuuluvuse mingisse organisatsioonidesse, kaasa arvatud näiteks vabamüürlusesse. Tõepoolest, me oleme sinuga seda teemat ju arutanud siin aastaid ja see on teema käinud siin Fookuses saates ka läbi, et miks mitte nagu, kui ei ole inimestele mitte midagi varjata ja organisatsioon on igati nii-öelda Eesti Vabariigis kohane on sinna kuuluda, siis miks mitte deklareerida oma organisatsiooniline kuuluvus, et näiteks sinul ja minul ei ole ju probleemi, et deklareerida seda, et me oleme näiteks SAPTK, sina oled juhatuse esimees ja mina olen nõukogu esimees. Ja ma võin kõik deklareerida, mul ei ole midagi varjata. Et see ei ole midagi varjata. Ja mina arvan, et see peaks olema elementaarne. Et ma isegi näe, miks me peaksime sellise asja üle vaidlema, et kui inimene tahab kuuluda mingitesse organisatsioonidesse, loomulikult tal on õigus kuuluda nendesse organisatsioonidesse, kuhu ta tahab kuuluda. Aga kui see sama inimene tahab asuda ka avaliku võimu teostamise positsioonile, asuda teostama avalikku võimu, siis on avalikkusel õigustatud ootus teada, milliste ringkondadega ta on seotud. Ja sellepärast see eelnõu näebki, et esiteks tuleb lisaks majanduslikele huvidele deklareerida ka see, kas sul on mõne teise riigi kodakondsus, lisaks Eesti Vabariigi kodakondsusele. Vaata, Ameerika Ühendriikides on see suur probleem, et paljudel kongressi liikmetel on tegelikult ka Iisraeli kodakondsus, mis tähendab seda, et neil on lojaalsuskohustused mitte ainult Ameerika Ühendriikide suhtes, vaid ka Iisraeli suhtes ja sageli nähtub, et tegelikult ennekõike hoopis Iisraeli suhtes. Ja sama asi on, see probleem on palju väiksem ilmselt Eestis, aga põhimõtteliselt on see sama asi, et sa pead deklareerima, kui sul on lojaalsuskohustused ka mõne teise riigi suhtes kui Eesti Vabariigi suhtes. Ja teiseks siis organisatsiooniline kuuluvus. Ja miks on siin niimoodi üldiselt määratletud, see on selle jaoks, et ei hakkaks vaidlust, et milliste organisatsioonide kuuluvus tuleb siis deklareerida, milliste mitte. Et põhimõtteliselt on võimalik teha ka automatiseeritud lahendus, et äriregistrist, kui sa deklaratsiooni täidad, tuleb sul eeltäidetud see nimekiri, vaatad üle ja pead kinnitama, et see vastab kõik tõele või on midagi lisaks. Mis ei tule äriregistrist välja, on välisriigi organisatsioonide kuuluvus ja need tuleb siis sinna juurde kirjutada. Palju sul need ikka on, paljude välisriigi organisatsioonide liige sa ilmselt oled, Eesti kodanikuna, Eestis elava inimesena, Eestis töötava inimesena. Ja siis kirjutadki sinna. Ja veel kord, et ma ei näe, miks keegi peaks selle vastu olema. Esiteks vabamüürlased ise ütlevad, nad ei ole salaorganisatsioon. Me ei ole salaorganisatsioon, ise ütlevad, et me oleme avalik, kõik on avalik. Ma esiteks tehke oma liikmelisus avalikuks siis, kui ta ei ole salaorganisatsioon. Aga isegi kui te ei taha seda teha avalikuks, ega ei peagi kohustama tegema avalikuks. Aga kui nüüd teie liikmed tahavad avalikku võimu teostada, siis on avalikkusel õigustatud ootus teada, et nad kuuluvad teie organisatsiooni. Sest selle kaudu võidakse teostada teatud huve. Kujutad sa ette nüüd see olukorda, mida kohtumenetlus on. Avalikkus ei teagi, et nii kohtunik, prokurör kui ka kohtualune kuuluvad ühte samasse looži näiteks.
no mis õiglasest, ausast kohtupidamisest me saame sellises olukorras rääkida, eks. Või siis on, ma ei tea, opositsioonipartei juht ja koalitsioonipartei juht, suured oponendid, eks, vaidlevad niimoodi, et süüdistavad teineteist, mida kõik teine teeb valesti. Aga noh, reede õhtul saavad loožist kokku ja joovad koos konjakit, eks ole, teevad oma rituaale seal, et vennad niimoodi, kes peavad teineteist toetama igas olukorras. Ja et see on ju jamane. Toetavad sellega, et mängivad endale vastastikku töökohta kätte, et on ju igati mõttekas niimoodi, et teesi ja antiteesi mängida, et no riigisekretär, kes peab vastutama selle eest, eks ole, et ametisse saaksid nimetatud ministeeriumide kantslerid. Vabamüürlane. Noh, ootuspärane ju, eks ole, et võib vähemalt teostada oma võimu sellisel viisil, et sakutada neid positsioone ka nagu omadele meestele. Või vabamüürlane või ma ei tea, EÜS-i liige või Templirüütel või ükskõik millise nii-öelda organisatsiooni liige, eks ju, et tõepoolest, eks ju, avalik võim, kohtuvõim, mis on, peaks toimima objektiivsetel alustel, eks ju, selgetel nii-öelda seadusandlike, seadusest lähtuvatel alustel, ei saa ju olla niimoodi teostatud, et seal võib olla mingisugused varjatuks jäävad huvid. No küsime niimoodi, kui paljud riigikohtunikud on vabamüürlased? Vastus, et me ei tea. Jah. Aga see on ebanormaalne olukord. Just nimelt, aga kui paljud valitsuse liikmed on vabamüürlased? Või kui palju on Riigikogu liikmed vabamüürlased? Nii. Ministeeriumide kantslerid, politseijuhid, kapojuhid, keskkriminaalpolitsei, mitte ainult juhid, osakonna juhatajad, seal asjad. Vastus on, me ei tea. Või templirüütlid või EÜS-i. Meil on nagu justkui nagu demokraatlik riik, kus peaks olema läbipaistvuse ideaal, eks me teame, et kes on kellega seotud, mis on taust, selleks on tehtud korruptsioonivastane seadus, kehtestatud see huvide deklaratsioon, aga seal tuleb deklareerida ainult majanduslikud huvid. Näita ära, mis kinnisvara sul on, eks ole, kellelt sa oled saanud, ma ei tea, võimaluse mingi tasuta autot kasutada või midagi muud sellist, et selle kaudu näha, nagu kellega sa võiksid olla seotud. Taotlus on nagu deklareeritud, et me tahaksime, et avaliku võimu teostajate puhul oleks nende taust nagu läbipaistu, kellega nad võivad. Aga ometi nii olulist asja nagu seda, et millistesse organisatsioonidesse sa kuulud, ei ole peetud vajalikuks. Eraeluline küsimus. Kuule, aga vabandust, see on ka eraeluline küsimus. Ma ei tea, kus mul korter on või palju mul kinnisvara on või midagi muud sellisteks. Ja kuidas see nagu erineb? Kusjuures, mis eraeluline küsimus, et jah, eraeluline küsimus mingit pidi kindlasti, aga sa peadki aru saama sellest, et avalikkusel on ka õigustatud huvi teada, millised ringkonnad sinu selle taga võivad seista. Nii et mina ootan huviga, kuni see Riigikogu saali tuleb ja ega me muud muidugi sellega ei saavuta kui seda, et näeme, millisel viisil Riigikogu liikmed hääletavad. No sa teed seda nagu niimoodi külmalt ja juriidiliselt, eks ju, et selles mõttes on see väga hästi tehtud, aga kui me vaatame ikkagi seda, et kuidas ja millised nagu seosed on vabamüürlusel näiteks Euroopa siin viimaste aastasadade revolutsioonilistes protsessides ja teistel salaorganisatsioonidel samuti, eks ju. Siis me näeme ikkagi seda, et on äärmiselt põhjendatud. Väga põhjendatud. Küsida seda, et millised need suhted ka siin Eesti demokraatlikus vabariigikeses on. Et kes on kes ja millised on sidemed. Et kujutate nüüd ette, et näiteks ma ei tea tõepoolest mingisugune katoliiklik vennaskond üritaks Eesti Vabariik üle võtta niimoodi, et äkki üks mees on minister ja kõik ütlevad, et huvitavad, kust küll see tuleb, et temale tuleb selline kantsler sinna. Nii. Mingeid sidemeid nagu otseselt ei ole, kõik ehitavad õlgu niimoodi, ei tea, eks ju. Küsimus ei aktualiseerugi niimoodi, aga kes teab, see teab, et mehed on seal, käivad Vene tänaval, nad üritavad Eesti Vabariiki üle võtta, muuta katoliiklikuks kuningriigiks ja nende töö on, aga tegelikult ma praegu lobisesin, lolli peaga jälle lobisesin välja, jama. Sina oled küll ikka loba suur. Ei, ma ei tea, ikka vahepeal jälle tuleb, et midagi pole teha. No tahame küll, tahame küll. Tunnista üles. Tahame küll, et Okay. Aga ei õnnestunud, saamatud kuidagi. Ei saa ja hakkama sellega, et selles mõttes vabamüürlased on selle asja üle võtnud. See ongi see asi, miks me tahame vabamüürlasi paljastada tegelikult, et miks nali naljaks, aga see on nagu väga, ma ütlengi, et kui vaadata nagu ajalugu, vaadata seda, et millised seosed on olnud, inimesed, millised on tegelikult vabamüürlasliku bolševismi seosed, näiteks nõukogude
sellise monstrumi ülesehitamisel. Millised on seal näiteks vabamüürlasliku judaismi seosed sellega? Võime ütelda, et vägagi tõsised, vägagi olulised, vägagi uurimisväärsed, vägagi olulised, et panna see pilt kokku, et kus need on, et miks Leon Trotski istus pankuritega New Yorgis pikka aega, enne kui ta jõudis lõpuks missioonile siis Venemaa tsaaririiki. Nii, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja et need on nagu väga olulised seosed. Selles mõttes nagu väga vajalik asi. Loomulikult me loodame seda, et nüüd kogu Riigikogu näeb sellist olulist ja vajalikku ja avalikku sellist avalikustamist nõudvat korruptsioonivastase seaduse täiendamise seaduse eelnõud, et ilmselt ta hääletab selle poolt loomulikult kõik. Kõik tahame, et riigivõimu teostamisel oleks maksimaalselt läbipaistvust. Sest selle ideaali vastu kellelgi võiks olla. Aga igatahes hea nagu indikatsioon on see, et nüüd kes selle vastu näiteks hääletab ja kes näiteks Riigikogu hääletuselt minema jalutab järjekordselt, et see on ka muuseas üks asi, mis tuleks seadusesse raiuda, et hääletuselt ei saa nagu minema jalutada. Et kui mingisuguste asjade hääletamine, siis sa kas ütled, et sa oled poolt vastu või et siis ei tulda üldse kohale. Või et ei hääleta. Siis ei tulda kohale lihtsalt. Siis ei tulda kohale lihtsalt, jah. Öeldakse, et ma ei viipinud majas enam selle ajal. Mida iganes. Nii ta paraku on, aga mis sa teed, et ega parim, mis saab nendes olukordades teha, ongi see, et näitad, et tervemõistuslikke ja õigeid initsiatiive lihtsalt ei toetata, millest omakorda nähtub, et need põhimõtted, mida nad ise oma retoorikas deklareerivad, näiteks see, et me seisame ikkagi riigivõimu teostamisel läbipaistvuse eest, on lihtsalt valelikud. Ega rohkem ei saa teha, aga saab panna need sellesse olukorda, kus nad oma hääletamiskäitumisega peavad näitama, et lihtsalt kõigu see jutt on niisugune sisutühi. Nii on. Aga suur tänu selle saate eest ja järgmisel nädalal jälle. Tänan kutsumast.